Telefoni on mulle või? Kas ta jõudis kohale, ema? Jõudis. Tšau, sõbrad! Täna meie esimene küsime vastuse. Väga hästi. Ema, räägime natukene sinna kaamerasse. Me nüüd peame rääkima sinna väga palju kaamerasse. Võin sinu käest küsida midagi? Jah. Et täna möödas natukene üle 2 kuu, kui me oleme teel olnud ja mõtlesime, et teeme ühe sellise Q&A video. Hakkame otsast pihta ja vastame kõikidele teie küsimustele, mis te meie poole saatsite. Nii, Liisa küsib. Aleksander, kas sa oled juba bussis elamisest tüdinud ka? Jaa. Miks sa oled tüdinud juba? 2 korda vist. 2 korda vist oled tüdinud. Läbedas. Ühesõnaga, kust kohast tuli bussi kolimise idee? Hakkame varsti rattaga sõitma. Et mina olen juba aastaid tegelikult jälginud selliseid Tiny House on Wheels ja selliseid minimalistlikke alternatiivseid eluviise. Mida rohkem neid videoid ma YouTube'is vaatasin, seda realistlikum see tundus ja niimoodi mõtlesimegi, et ehitame hoopis bussi omale. Jah. Kus oma tripi lõpetate? Me väga ei tripi, me trippisime... Nii väga, ta me ei saa aru. Me siis trippisime pikalt 1,5 kuud Hispaaniasse. Nüüd me oleme siin kuni juunini ja siis siit edasi sõidame Eesti poole läbi Inglismaa, Iirimaa, Šotimaa, Norra, Rootsi. Ja teeme selle poole ka. Kas olete bussis elamisest tüdinud ka? Mina ei ole. Mina ei ole ka. Mina ei ole. Ma kohe nii väga ei ole, et on võimalus korterisse minna elama ja väga ei kutsu. Millal Eestisse tagasi? Suvel. Suvel. Kui Eestisse tagasi, kas siis tuleb videosid ka veel? No kuna me oleme Eestis väga vähest aega. Eestis ei saa midagi teha. Eestis ei ole midagi teha. Põhjalik eelarve bussis elamiseks, küsib Elina. Aga üks järgmistest videotes on meil põhjalik ülevaade eelarvest, siis me väga pikalt sellel teemal praegu ei peatuks. Elina küsib, mis tööd teete? Hetkel ei tööta. Hetkel me ei tee tööd, aga meil on omad alad, kus me töötame, mis Eerol on siis golf, minul on teenindus. Aleksander, mis sinu töö on? Lasteaia. Tuulika küsib, Aleksander, kui vana sina oled? Äkki niimoodi. Kas on vaja niimoodi? No sa oled niimoodi, jah. 3. 3. Mannuke küsib, kui vanad te olete? Mina olen 26 aastat. Ja mina 27. Meil on täpselt 1 aasta, 1 nädal, 1 päev vahet. Mairi küsib, kuidas ja kus parandasite katkise katuseluugi ja vendi? Katuseluuk on endiselt veel kilega kaetud. Venti oleme nüüd üritanud parandada. Ma arvan, et kokku me oleme umbes 5 purki silikooni sinna sisse lasknud. Ja nüüd mina umbes 4 päeva tagasi tegin selle korda ja kui sealt ikka tuleb vett läbi, siis me keevitame selle augu kinni. Kuidas kulges tee Poolast Kreekasse? Mis tuletab meelde, et kõvaketas on jõudnud Eestisse ja homme, ehk siis neljapäeval, saame teada, kas me saame selle materjali sealt kätte ja kui me saame, siis me saame need videod tagantjärgi üles panna. Marta küsib, kuhu te veel reisida kavatsete ja tahate? No meil on praegu plaanis siis Euroopa mõistes, nagu ma ütlesin, need riigid, mis me tripime, kui me lähme siit. Enne seda kindlasti veel Portugal ja Maroko ja edaspidi siis juba üle ookeani. Siis teeme Euroopaga natukeseks ajaks niimoodi. Arnold küsib, kas jäätegi bussi elama? Praegu küll, jah. Nii kaua, kui me seda naudime ja see meile nagu vastu ei hakka, nii kaua me ei näe põhjust korterit võtta. Jah. Kas müüsite päris kodu maha? Ei, me ei müünud. Meil polnud midagi müüa. Me müüsime oma auto maha. Kas olete millestki bussist puudust tundnud ja tahaksite ehitada uue ja suurema bussi? Suuremat. Mis sa teeksid suuremas bussis? Hüppaksin. Tämä ei lööks peale. Siin bussis ei saa hüpata või? Ei saa. Loomulikult elades siin sees on tekkinud mingeid asju, mis võiks teisiti teha, mis on ka omaette video. Aga ei, suuremat bussi kindlasti ei ole vaja. Kas te olete bussis millestki puudust ka tundnud? Me tunneme puudust jooksvast veest, vetsust ja that's pretty much it. Kuidas Aleksander selle bussis elamisega kohaneb? Aleksander
kohaneb selles mõttes päris kergesti, et Aleksander elab seal, kus meie elame. On see siis korteris, bussis, Eestis, Hispaanias, kus iganes. Tal on nagu oluline, et meie oleksime ja see. Keda või mida igatsete kõige rohkem? Sõpru ja pere. Aga siin tee peal kohtab ka tegelikult palju uusi inimesi ja tegelikult on nagu teistmoodi see lihtsalt. Kas on tore reisida ringi mööda maailma? Loomulikult. Me pole mööda maailma väga ringi reisinud, me reisime hetkel mööda Euroopat. Kas kunagi Eestisse tagasi ka tulete? Jaa. Ja. Kas igatsete Eesti ilma? Ei. Kas bussi on vaja teel olnud remontida ka? Ei ole remontidad vaja, aga teeb imelikke hääli küll. Ei. Kuidas on bussielu teie tulevikuplaane mõjutanud? Meie bussielu ei ole meie tulevikuplaane mõjutanud mitte kuidagi. E3CB küsib. Kas on tekkinud ideid, mida poleks kunagi tekkinud, kui poleks bussiga reisile läinud? Ei. Meil on kõik need samad väga minimalistlikud ideed tulevikuks. Täpselt samuti, nagu need olid enne bussi. Helin Kuuskla küsib, kui peate valima, siis mis olid kõige ägedamad linnad, riigid ja kohad? Sooviks kõikide isiklikku arvamust. Me oleme seda arutanud ja Makedoonia oli üllatav. Makedoonia oli lihtsalt nii suur üllatus. Ja väga suure eelarvamusega me sõitsime Albaaniasse. Aga meie mõlema, mida me oleme arutanud, top koht oli kindlasti see, millest me tegime siis vlogi ka, oli Kõrka rahvuspark, mis oli Horvaatias. Mis olid kõige naljakamad ootamatused, mis teil ette tulid? Peamiselt puudutab see Aleksandri vetsus käimisi. Et tal tõenäoliselt tuleb pissjäda pärast seda, kui me tanklast oleme just startinud. Kui peaksite uuesti reisi planeerima, siis mida oskaksite nüüd rohkem arvestada? Marsruudi planeerimisel me ei teeks midagi teistmoodi. Minu meelest see oli väga hästi. Ainuke asi, mis me muudaks, on see, et me alustaksime varem lihtsalt. Elsake03 küsib, kuidas te Aleksandrit sõidu ajal tegevuses hoiate? Aleksander, kas tahad näidata, millega sa mängid tee peal või? Seda mängin. Ja seda mängin. Siin on. Ühesõnaga, me õpime tee peal mingite selliste pildikaartidega vene keelt ja inglise keelt ja hispaania keelt ja selline väike lotteraamat ja tähtede kirjutamine. Millised olid kõige suuremad hirmud enne bussi kolimist? Minu ainukene hirm oli külm, aga sellega ei ole probleemi. Mis on vanlife'i puhul must have'id? Söögi tegemine, telefoni ja arvuti ja laadimise jaoks elekter ja koht, kus magada. Muud tegelikult ei olegi vaja. Merili küsib, kus te tavaliselt pesemas käite? Kas ongi nii, et kuskil veekogude juures või oma kanistriga? Ja kus te WC-s käite, kas metsa vahel? Meil õnnestus kuni Horvaatiani käia regulaarselt pesemas duši all. Oli see siis kämpinguplatsil, praami peal, sugulased võtsid korteri Kreetal ja me saime seal pesemas käia ja Horvaatias me siis ööbisime ühes majas, kus me saime ka pesta. Pärast seda me oleme kanistriga esiaknal või siis armatuurlaual soendanud kangutäie vett ja siis kasutanud seda pesemiseks. Vetsus me käime enamjaolt tee peal tanklates ja siin koha peal siis Mercadona on, kus on väga puhtad vetsud ja endal siin bussis. Selles väikses potis, mille üle ma kelkisin, et me ei pidanud seda kordagi kasutama. Nüüd see on korralikult kasutust leidnud. Kas igatsete kodu, kas on visanud kopa ette ka see bussisõit? Ei ole. Ja meil ei ole mingi kodu igatseda, sest see ongi meie kodu. Ja. Triin küsib, kas valmistusite varem finantside kogumisega reisiks või saate ka tee peal olles oma tööga tegeleda või muul viisil raha teenida? Põhiline finants, mis meil on tulnud, millest me elame, ostsime ja ehitasime, on meie enda automüük ja Eero mootorrattamüük. Ja siia jõudes me nüüd otsime ka tööd, ehk siis, et me ei ela nagu lõpuni säästudest. Ja üks väga oluline oli see kõik need meie isiklikud asjad, mis me maha müüsime. Kristi Keskküla, kes tõenäoliselt on Rakverest, ma ei ole päris kindel, aga Rakverest tõenäoliselt minu naabri neiu. Kes videot kokku monteeris, muusika, klipid ja nii edasi, 10+? Valdavalt lõikan klippe mina kokku ja Marianne rohkem pildistab. Ma rohkem pildistan ja filmin. Ja. Jonna küsib 3+, 3- vännis elamise kohta. No minu jaoks 3 suurimat plussi. Esiteks on siis see, et me saame liikuda.
teiseks on see, et me oleme kogu aeg koos. Kolmandaks see, et siin ei saa laiskust tekkida. Mulle meeldib see, et me peame pidevalt liikumises püsima ja nii edasi. Tegevust leidma. Jah, tegevust leidma just, et... Nii, ja 3 miinust. No, ruumi on vähe, mis võib tekitada pingeid. Vaidlen vastu, ma ütlen, et kõik pinged saavad kiiremini lahendatud tänu selle, et siin ei ole väga palju ruumi. Et kui kodus on reaalselt võimalus 3 päeva omavahel mitte rääkida, siis siin seda võimalust ei ole. Kohe klatitakse kõik ära. Ehk siis miinused ei ole või? No miinus on... Pesta ei saa alati siis, kui tahad. Yeah. Natuke tuleb nagu ette planeerida seda. Vetsuga on samamoodi. Kati küsib, kuidas need seiklused on teid kui peret mõjutanud? Ma arvan ikkagi, nagu siuke asi ei saa muud moodi mõjuda, kui ainult lähedasemaks muuta. Kuidas te üldse jõudsite selle ideeni, et nii minna? Kui me kevadel sõiduautoga käisime, siis meil oli lihtsalt kahju kõikidest nendest ilusatest kohtadest mööda kihutada. Ehk siis me mõtlesime, et palju parem idee on võtta nagu oma elamine kaasa ja peatuda seal, kust me tahame. Ja nii kauaks, kui tahame. Mats küsis 2 küsimust. Esimene küsimus oli, et kuidas me tegime Aleksandrile selgeks, et me ostame ainult 2 tooli, mis siis on vihje meie eelmisele videole. Meil on põhimõtteliselt niimoodi, et niikuinii üks peab kogu aeg liikumises olema. Ehk siis me niimoodi kõik 3 korraga väga ei istu. Väga ei istugi, jah. Aleksander üldsegist väga ei istu. Ja teine oli see, et kui meile Hispaaniasse külla tulla, siis kas saab vännis magada. Teoreetselt on see võimalik ja oled nõus meiega olema, sest meie korterit ei võta, ehk siis me elame siin kõik koos. Ja viimase küsimusena küsib siis Arlene. Kas on lihtne leida kohti ööveetmiseks ja kas on ses osas tulnud sekeldusi korravalvuritega? Korravalvuritega ööbimisega pole sekeldusi tulnud. Meil ei ole kordagi olnud probleemi, et me oleks juba väsinud, aga pole kuskile jääda. Meie lemmikkohad või siis meie valdavad kohad olid tanklad, McDonaldsid, paar korda IKEA parkla, mis on IKEA on üllatavalt hea koht tegelikult. Jah. Ma ütleks, et inimesed arvavad, et vanlife on väga glamuurne ja sa ärkad niimoodi, nagu need pildid on ja sa ärkad, linnad siristavad ja teed lükkad jalaga oma tagumised uksed lahti ja järve või mere briisi tuleb. Et see ei ole päriselt tegelikult nii. Igapäevaselt ei saa niimoodi. Igapäevaselt ei saa niimoodi. Kas teete eeltööd, kuhu liikuda või sõidate tuju ja tunde järgi? Meil on sihtkoht pandud paika. Meil on sihtkoht pandud paika. Me väga mingisuguseid tiitoore kuskile nagu teelt välja. Mingi koha nägemiseks, jah, me ei sõida mitusada kilomeetrit. Jah, põhimõtteliselt on see kõik. Meile väga meeldis sellist videot teha, et tore on näha, kuidas inimesed küsivad ja inimesed elavad meile kaasa ja kõik see positiivne tagasiside on väga oluline meile. Aitäh kõigile, kes meile küsimusi kirjutasid. Täiega tore. Ja kui teile meeldivad meie videod, siis jagage neid oma sõpradega, subscribe'ige, likeige, kommenteerige. Aitäh, subscribe! Aitäh, subscribe! Tšau, sõbrad! Näeme varsti! Näeme varsti! Kirjutage mulle! Tšau! Tšau! Ei, ma vaatan, kas on Ale. Nii. Ma